Altsööt ette tehakse sarnase põhiliikumisega nagu altsööt üles, kuid on ka mitu olulist erinevust. Kõige tähtsam on õige asend. Käed peavad olema tugevalt seongus, et nad söödu või vastuvõtmise ajal lahti ei läheks. Väga tähtis on, et käte tasapind sobiks palli söötmiseks. Liigselt pööratud kätega väheneb palli tabava alapind. Lisaks tuleb meeles pidada, et käsi ei tohiks liiga kokku suruda. Palli lüüakse randme ja küünarnuki vahele jääva käeosaga. Püüa jalgadega kiiresti liikuda, nii et saaksid palli lüüa otse enda ees. Võrkpalluri käed peavad olema sirgelt välja sirutatud ja pingul. Käsi ei tohi küünarnukist painutada, ka õlavöö lihased tuleb hoida pinges. Pingutatud käte nurk peab vastama sellele, kuhu tahame palli suunata. Jalad peaksid olema õlgadega kohakuti ja põlvist pooleldi kõverdatud. Palli söödetakse jalgade abiga. Liigutus sarnaneb kükitamisega. Kui tahad, et pall põrkaks kõrgemale, pead keha kiiremini taha kallutama. Kui pall peaks põrkama madalamale, on ka kallutus aeglasem. Pärast söötu peaksid jalad inertsist tegema sammu ette. Kui seda ei toimu, siis ei kasutatud söödu andmiseks jalgu, vaid liigutati käsi või painutati selga. Jäta need soovitused meelde, harjuta ja varsti hakkadki palli õigesti lööma.